Omamoodi nostalgiline on tegelikult istuda siin restoranis täna. Ees ootamas hoopiski fotosessioon. Alles hiljuti sai käidud siin söömas ja juubelit pidamas. Ja eriti tore on see, et läbi oma isa, kes on olnud selle maja projekti peainsener, olen ma kuulnud igasuguseid luguseid, alustades sellest, kuidas see projekt üldse sündis, mismoodi siin valati ja nurki loodi seati. Aga ühe sellise loo ma tahaksin hoopiski enda poolt rääkida, et kui ma olin väike poiss, alles 5 või 6 aastane, me käisime perega ujumas siin samas Toppi ujulas, kuhu me täna tegelikult lähme tühja basseini pilti tegema. Ilus päev oli, umbes sama nagu täna ma mäletan. Ja tulime ja kõik see oli suur sündmus, kui said tulla ujuma terve perega. Ja kuidagi läks seekord niimoodi, et riietusruumist välja tulles olid ema ja õde juba ammu basseinis, kui ma ei tea, mida me seal isaga tegime. Isade ja poegade värki, on vaja natukene jokutada. Aga ühel hetkel me sealt duširuumist ikkagi välja saime ja seal on see pikk see basseini serv, mida mööda oli vaja siis tulla kuni selle redelini, kus siis vette sai. Ja ma mäletan seda emotsiooni, et kui palju vett ja kus on tore, kus nüüd saab vette hüpata ja niimoodi aristokraatlikult issil käes kinni, et lehvitame seal ja ema ja õde muidugi lehvitavad vastu ja ühel hetkel vaatavad, et näod vajuvad natukene kuidagi ära. Ja me olime üle poole sealt juba niimoodi rõõmsalt kõndinud ja siis me märkame, et teised inimesed ka kuidagi vaatavad meid, et kuidagi ei ole tähtis tunne oli järsku. Aga siis selgus selline väike detail veel, et võib-olla oleks pidanud püksid ka jalga panema. Ja voh. Kaks, kolm ja hopp. Ja hopp. No nii, oi kui hea tunne. Oi kui hea tunne.
ja olemegi jälle ringiga jõudnud siia ujulasse. 8 tundi hiljem ja hea meel on tõdeda, et tegelikult on kaamerasse saadud vist kõik ideed ja mõtted, mis olid enne pildistamist. Ja siin ei jää enam mitte midagi muud üle, kui lihtsalt tänada. Tänada südamest Topi juhtkonda, kes võimaldas meil siia tulla. Mihhaili, kes käis meiega siin 2 korda varem, et vaadata välja, et kus pilti teha, mis pilti teha. Suure südamega Heikit, kes oli täna võtmeisikuks, et me saaks liikuda vabalt mööda maja, küll katustele sisse, välja, üles ja alla. Ja loomulikult koori. Ilma teieta neid pilte ei oleks ja koori igat lauljat, kes olid need tunnid siin, trotsides külma ja niiskust, aga meeleolu oli suurepärane ja te olite üli tublid. Ma tänan ka assistente, kes seekord koori poolt kaasa tulid. Ja loomulikult ma tänan sind, Alari, kes sa praegu seal kaamera taga oled, ole tervitatud. Ja bassein on loomulikult saanud juurde ka mõned väga kihvtid lood. Side lõpp. Näeme jälle.